Rein Rannap. Minu jaoks on rahvamuusika olnud alati just niisugune lihtne ja jõuline ja selge ja need on niisugused põhilised väärtused, mida ma seal hindan, sest niisugust keerukust ja ütleme igasugu teistsuguseid emotsioone, niisugust intellektuaalsust ja võib-olla mingit mediteeruvust, seda kõike saab tõsises muusikas ja me kõik oleme niisuguse hästi aktiivse, niisugune ekspressiivse mängumaneeriga ja tõesti nagu põhiline. Rein Rannap on etteaimamatu ja sädelev nagu diskokera. Ka klaveri taga ei istuta nagu kivistunud piparkook, vaid see on puhas koreograafia. Siin saavad kokku etenduskunst ja muusika. Ja muusika on sama ettearvamatu. See võib olla meeletult lüüriline klaveripala või siis midagi nii raju, et lendab sädemeid ja laaste. Mul on väga hea meel, et publik on mind alati omaks võtnud, et on alati tekkinud tugev side kuulajate ja minu väljendusliku emotsionaalse esituslaadi vahel. Ükskõik mis maailma nurgas või ükskõik kas esitan oma muusikat või klassikat või improviseerin. Tema jaoks ei ole alamat ega ülemat muusikat. Rannap võib luua igas asendis ja kõike. Jah, ta on andekas ja teab seda ka ise. Kõige rohkem naudingut pakkuvam etapp loomingus on kahtlemata see kõige esimene, kus ma saan lasta ideedel vabalt voolata. Rein Rannap esines festivalil 6 klahvpillil. Kuid, et see töötaks, selleks ma pean teadma, et aegruumis on paika pandud üks kindel koht ja aeg, millal toimub selle teose ettekanne. Rannap on suuremate mõjutajatena nimetanud rocki, varajast muusikat, rahvamuusikat, hiljem ka elektroonilist seisundimuusikat ja Ameerika minimalismi. Ja seepärast on tekkinud nii Ruja, Hõim kui Noor Eesti, on nii klaveri kui orkestriteosed, ta on kirjutanud ka filmimuusikat ja muidugi hulganisti levilaule, mis kõlavad Tõnismäe, Heidi Tamme või meie kõigi esituses laulupidudel. Ma olen üllatunud ja muidugi õnnelik, et mu noorpõlves loodud laulud on saanud igihaljaks ja ma loodan, et kunagi juhtub sama ka mu viimastel aastakümnetel loodud muusikaga. Need on siis teosed erinevatele klassikalistele pillidele ja koosseisudele.